tänases meistrinurgas on meil vaja ehitada üks puidust sein. Selle seina ehitamiseks kasutame me tavalist 18x120 höövelmaterjali ja sellest, mis sein see on ja miks me seda teeme, sellest juba hetke pärast. Tänases meistrinurga saates tegeleme me sõna otseses mõttes meistrinurgaga. Ehk siis me täiendame ja renoveerime natukene seda nurka, kus me meistrinurga saateid teeme. Põhjus on lihtne. Meil on uus koostööpartner Tool Marketing, kes on meid varustanud suure koguse erinevate põnevate tööriistadega ja meil on vaja need kõik kuskil ära paigutada. Ja selle jaoks me teeme sellise täiesti uue taustaseina, kuhu peale me saame siis kõik need tööriistad mugavalt paigutada, kust on neid mugav võtta ja kasutama hakata. No, kõigepealt siis toormaterjal, hööveldatud materjal, mis on juba iseenesest väga hea, võib lihtsalt võtta ja kohe seina lüüa. Kuna me tahame seda viimistleda, siis ma arvan, et ma käin ta kergelt ikkagi lihvmasinaga üle, eriti just, et ma saaksin servad natuke kumeramaks, et pistikarv ja svamm siia taha ei haaku ja saagimisel tekkinud pinnud saavad ka selliselt maha. Nii, lihvime nagu ikka oma mugava Merka tööriistaga. Loomulikult paneme tolmuimeja jälle taha, et oleks asi tolmuvaba ja puhas. Kui laud on enam-vähem sile, siis järgmise sammuna kanname talle peale õlivaha. Meil on valitud selleks välja Osmo õlivaha, läbipaistev valge ja see võiks olla selline kena filmimise taust küll. Nii, me kanname peale esimese osa sellest õlivahast siis pintsliga. Selliselt paneme lihtsalt suurema koguse peale ja nüüd edasi, et saada see värv ühtlasemaks, siis me käime selle üle sellise spetsiaalse svammiga, mis siis ühtlustab selle värvi koguse siin materjali peal ja jätab sellise ühtlase jälje. Kui need lauad on viimistletud, siis tuleks need seina ka kuidagi saada. Seina panemisel on meil võte lihtne, me laseme ta lihtsalt naelapüssiga enda aluskarkassi peale, aga tihtilugu on kauplust ostetud puitmaterjaliga selline probleem, et ta ei ole ideaalselt sirge. Mis tähendab seda, et kuidagi tuleks ta nii-öelda siis teiste laudadega võrreldes sirgeks tõmmata. Selle jaoks kasutame niisugust põnevat pitskruvi lahendust. Nimelt tavalisele pitskruvile paneme külge lisatarvikud, mis siis aitavad meil pääseda nende laua servade vahele ja need lauad omavahel kokku suruda. Nii, selleks, et see laud saaks olla seinas võrdsete vahedega teisega, siis me paneme vahele endal sellised distantsklotsid ja nüüd tõmbame selle laua eelmisele lauale pitskruviga vastu. Selliselt. Ja nüüd pole muud kui naelad sisse. Nii, ja nüüd ongi vaja välja mõtelda, kuidas me siis selle tööriista hunniku sinna seina peale paigutame. Mul on selline mõte, et me teeme sellise moodulriiulitega seina, kus on siis mugav hiljem neid tööriistu grupi kaupa ringi tõsta vastavalt sellele, kuidas endal tuju on või vajadus mõne spetsiifilise töö puhul. Kuskilt tuleb pihta hakata, ma arvan, alustame peititest. Peitite aluse me teeme selliselt. Võtame ühe vineerplaadi ja peitlid hakkavad püsima siin peal siis selliselt, et me paneme niisuguste klotsikestega ühe liistu siia ette ja peitlid on nii-öelda nagu riiulis. Nii, nüüd kui meil see tööriista plaat või moodul nii-öelda valmis on, siis ma näitan, kuidas see seina käib. Ma siia taha kruvisin sellise kiilliistu. Nüüd seina peale kruvime me täpselt samasugused kiilliistud. Nii. Sellised liistud tulevad siis tegelikult üle kogu seina. Praegu me teeme lihtsalt väikse fragmendi, meil on ülejäänud materjal tellitud ja nüüd see moodul läheb sinna peale selliselt. Hops. Ja kui nüüd terve sein on neid liiste täis, siis põhimõtteliselt ma saan need moodulid oma erinevate tööriista gruppidega ringi tõsta selliselt, nagu ma soovin. Siinkohal me täna lõpetame, vaatame järgmisel korral, kuidas see taustasein meil välja paistab, kaugele me sellega jõudnud oleme ja kas tööriistad on kõik kenasti seinas.